Hei, kaasaegne naine. Tere tulemast kuulama podcasti järgmist episoodi. Eelmises episoodis rääkisin, et käima läheb täiega äge väljakutse Rajum mina, mis hõlmab terve oktoobri ja tegelikult ka pool novembrikuud, kus eesmärk on igal juhul saada rajumaks versioonist iseendast. Ja eelkõige ka selles mõttes, et kui sa mõtled ettevõtlusega alustamisest või sa oled juba oma esimesed sammud teinud, et just need aasta viimased kuud on see aeg, kus täiega panna, mitte vaadata, et IKEA-s olid juba jõuluasjad müügis, et paneme jalad seina peale ja jääme uut aastat ostama. See praegune hetk on kõige parem, kõige magusam hetk rajada seda teed elule, mida sa päriselt tahad elada. Ja üks asi on see, et päriselt uskuda ja minna all in oma eesmärkidel ja unistustel, sest ikkagi 2,5 kuud on ees. Ja mis siis, kui, eks ju, see ei tööta, ma ikkagi aasta lõpuks ei saavuta oma unistusi, siis mis siis, kui sa tõesti pingutasid, andsid endast parima ja 1. jaanuaril sa oled juba nii palju teinud, saavutanud, et uus aasta algab lihtsalt ülivingelt. Sest sa otsustasid, et ma ei oota enam. Ma ei oota paremaid tingimusi, paremaid võimalusi, paremat aega. Ma alustan täna ja nüüd. Ja kuigi ma olen hästi palju ise selline mindset, mentor, coach oma klientidele, ei lase rääkida neid lugusid, mida nad tahaks kogu aeg rääkida, miks nad midagi ei saa, vaid töötamegi selle mõtteviisiga. Siis see Rajum mina, enda jaoks oli see eelkõige väljakutse minu enda füüsilise tervise mõttes. Vaimne tervis, ma usun, et mul tänaseks päevaks on päris hea. Seda mõjutavad loomulikult hormoonide tasakaal, mis tuleb tegelikult ka väga palju sellest, mis ma füüsiliselt oma kehaga ju teen. Et missugust toitu ma tarbin, kui palju ja kuidas ma treenin. Ja kui ma seda poolt ka kontrollin, siis ma saan kontrollida ka seda, et kuidas mu hormoonid töötavad. Ja eelkõige siis loomulikult see, et aastatega, et ma olen täna 3 lapse ema, et 3 sünnitust, 5 rasedust on selja taga, siin viimaste, vist meil siis nüüd on üle 8-9 aasta jooksul. Ja see kodus olemine või koduseinte vahel olemine nende lastega ja elades sellises lastele suunatud mullis on jätnud ka märgid minu kehale. Ja üldiselt inimesed vaataks mind tänaval tuleks vastu, et ma ei ole nagu ülekaaluline, aga just see naistel see vöökoha ümber, et nimetame seda siis ujumisrõngaks või mingi seal see rasvapolstriks või milleks iganes. Et kindlasti sellised magamata ööd, ebaregulaarne, ebateadlik toitumisvalikute tegemine, võib-olla selline suurem stressifoon üldse elus on oma jälje jätnud. Ja kui ma eelmisel aastal miski minu sees klikkis ära, et ma ju tegelikult
oma väikeste laste kõrval püüdsin ka aktiivne olla, et meil olid ju beebigrupis väikese seltskonnaga jalutamisvõistlused, et kui kunagi selline äpp nagu Endomondo veel eksisteeris. Iga kuu käisime kõndimas, tegime neid kärutiire, muudkui kõndisime ja kõndisime ja kõndisime. Ja justkui kõndisid, aga tulemused olid ikka sellised, sest kõik muu oli sama, et sa küll muutsid seda, et sa tõid liikumist sisse, aga sa ei muutnud oma mõtteviisi, toitumisharjumusi, siis need tulemused olid ka need, sa suht nulli lähedal. Ja siis, kui ma ühel hetkel hakkasin ka oma enda ettevõtet üles ehitama, siis lisan siis need, isegi kui lapsed olid veidi suuremad, et neid magamata öösid võiks natuke vähem olla, siis ettevõtlus hoidis mind üleval. Ja see, et mul puudusid endale seatud kindlad piirid, raamid, kuidas ma mingeid asju teen, eks see kõik mõjutas lõpuks seda, et see vöökoht aina paisus ja paisus ja paisus. Ja eelmisel aastal tõesti selline klikk käis ära, et ma olin kogu aeg mõelnud asjadest kui sellistest projektipõhistest, tõesti kuuajane sammude väljakutse, et ma kuu aega sammun. See, mis järgmine kuu juhtub, see selgub järgmisel kuul. Projekt. Või siis tõesti see projekt, et uus aasta, uus mina, suvi tulemas, suveks vormi ja üldse sellist pikaajalist vaadet ei olnud. Ja siis, kui sellise kuuajalise projektiga mingeid suuri nähtavaid tulemusi ei tulnud, siis ilmselgelt see ei tööta minu jaoks. Otsime vabandusi. Mul on kehvad geenid, et mul on perekonnas siin võib-olla lähisugulaste seas ülekaalulisi, et ilmselgelt mul on kehvad geenid, ma ei peagi olema vormis. Siis uus lugu, mis tuleb vanusega juurde, on see, et eelmenopaus, et see on ka koht, kus naised võtavad põhimõtteliselt üle öö 10 kilo juurde, et ju siis peabki nii olema. Et lepime niimoodi ja see projektipõhine elamine ei tööta. Aga siis tõesti, ma olen siin podcastis mitu korda rääkinud sellisest raamatust nagu Tugev aju. Seal on üks universaalne mõte minu meelest, et liikumine on number 1 stressi, väsimuse, ärevuse ravim. Ja mitte ainult ka liikumine, vaid hästi oluline on ka, et meie lihased on tugevad. Ja kuidagi see mõte, et kui ma vanast peast ei saa toolilt püsti või toolile istuda, et mis elu see selline on. Et ma tahaks täiega nagu nautida seda vanadust, et ma ju ehitan üles oma ettevõtte, et oma elu täiega nautida. Ja mida rohkem aastatega seda kogemust, teadmist tuleb, seda rohkem tuleb ka seda soovi, et ma saaksin seda mõnusasti nautida. Ja mis mõttes, kui mu tervis annab alla? Et see ei olnud minu jaoks valik. Ja ma hakkasin nägema seda, et see on põhimõtteliselt minu eluprojekt. Et mitte lihtsalt lühiajaline projekt, vaid see ongi terve minu elu. Et kui ma tahan tõesti täisväärtuslikku ägedat elu elada, siis see liikumine, toitumine ja teistsugused valikud on väga olulised. Ja loomulikult ma ei teadnud alguses kõiki valikuid, tänasel päeval ma ju kogu infot ei tea, aga see valmisolek, et ma hakkan nüüd minema. Ja võib-olla sa oled kuulnud seda, et eks ju, milliseid seemneid sa külvad, seda lõikad. Ja ka võib-olla täna sina oled hoopis sellises kohas, kus sul on oma aed, see sinu elu on sinu aed ja seal aias kasvab igasugust jura. Seal on takjaid, ohakaid, mutimulla auk, ja mingi umbrohu ja malts ja kõik vohab seal sinu aias.
ja sa vaatad seda ja see tundub täiesti lootusetu. Kust ma alustan? Mida ma tegema pean hakkama? Number 1 asi on see, sa pead muutma seda, kuidas sa seda olukorda vaatad. Sa võid ju mõelda, et see siin aed siin kuskil maja taga peidus, et las ta seal olla, siis ma tegelen sellega siis, kui mul ükskord aega on. Aga mõtle, see aed on sinu elu, sinu tervis. Tervis on number 1 asi. Me ei saa aega tagasi keerata. Aeg on meile kõige väärtuslikum. Ja teine oluline asi on tervis. Et kui me oma tervisega nüüd ja praegu ei tegele, siis ühel hetkel võib olla nagu hilja. Ja see aed seal võib rohtuda, sinna võivad mingid võsa peale kasvada, mis teeb selle veel keerulisemaks, seal on mingid juured, puutüved, ei ole enam lihtsalt kerge umbrohi, vaid tõesti metsistub. Võime oma peas mõelda, see on üks lugu, mida sa võid endale rääkida, see on ju nii äge. No las ta siis olla sinu jaoks äge. Aga see sõnum on sulle, kui sa tunned ja kuuled, et see võiks olla sinu jaoks, on see, et sina oled selle aia omanik. Sina oled oma elu omanik. Mitte keegi teine ei vastuta sinu elu eest. Ei vastuta sinu vanemad. Ei vastuta sinu lapsed. Sinu sõbrad, tuttavad, sinu partner. Sina ise vastutad oma elu eest. Ja sina ise vastutad selle aia eest seal. Ja küsimus ongi selles, et kuidas ja mida edasi. Kas ma lasen sellel aial veel rohkem rohtu kasvada, oma tervisel veel rohkem käest ära minna, oma eesmärkidel veel kaugemale libiseda või ma otsustan midagi ette võtta. Otsustamine. Igal suvalisel ajahetkel oma elus, ka just nüüd ja praegu, saad sa otsustada olla parem versioon iseendast. Sa ei pea kõiki vastuseid teadma, aga sul on vaja seda otsust. Ja see otsus tuleb sellest, et mina olen selle aia omanik. Mina olen selle aia aednik. Aednik. Ja selle aia omaniku ja aednikuna mina saan otsustada ja valida, mis selle aiaga edasi saab. Ja kui see tähendab seda, et ma pean alustama kõigepealt võib-olla võsa likvideerimisest, siis ma seda hakkan tegema. Kui see tähendab, et ma pean peenrad umbrohust puhtaks tegema, siis seda ma hakkan tegema. Kui ma pean mingid rajad seal aias uuesti üles ehitama, läbi kaevama, siis seda ma ka teen aednikuna. Mis ma tahan öelda on see, et sa tõesti pead aru saama, et see on sinu aed. Ja sina oled aednik. Teed valikuid, otsuseid ja tegutsed, et see aed korda saada. Et vahet ei ole, mis seal täna kasvas või mis olukorras see on. Kui sa tõesti, nii palju on ju neid näiteid, kuidas need vanad lossi- ja mõisaaiad on aastakümneteks unustatud, unarusse jäetud ja siis tuleb üks väga äge aednik, ja kes hakkab lihtsalt otsast peale tegema, korrastama seda aeda, teeb valikuid, mis taimed jätta, mis taimeseemned uuesti külvata. Ja ühel hetkel sa vaatad, et vau, kui ilus, kui äge, milline fantastiline pärl siin peidus oli. Ja see on see, mis sina saad teha.
sina oled oma elu tegevjuht. kui ettevõttes läheb midagi kehvasti, siis tegu ei vaadata nagu töötajate poole, et miks ettevõtte majandustulemused on kehvad. Vastutab ettevõtte juht. kui ettevõttel läheb väga hästi, ja seal võib olla töötajate premeerimine, muud asjad, aga kõige suurema tähelepanu ja tunnustuse saab sellest, kui ettevõttel hästi läheb ju ettevõtte juht. Ja kui sinu aed on korrast ära, siis sina oma aia aednikuna vastutad selle eest, et see aed on korrast ära. Ja kui sa teed selle aia ilusaks, lood korda seal, siis see, kuidas seda korda luuakse, on samamoodi sinu kui aednikuna. Ja minu elu ja tervis, see mõtteviis, et mina ju vastutan selle eest, ma ei pea teadma kõiki vastuseid. Aga ma pean olema valmis astuma neid esimesi samme. Aasta tagasi ma ju tegelikult alustasin sellest, et ma lihtsalt kirjutasin jõusaali treenerile, ütlesin, palun saame kokku, näita mulle, kuidas neid masinaid kasutada. Ja siis ta tegi mulle ilusasti sellise 1 päeva kava ära. Siis me saime 2 korda kokku, ta näitas mulle teisi masinaid. Me tegime 2 päeva kava kokku. Ja ma käisin 6 aega niimoodi, et ma tegingi selle 2 päeva kava. Ja siis, kui ma olin valmis, et lisame 3. päeva ka, me saime 3. kord kokku ja ta näitas mulle 3. päev hoopis teistsuguseid masinaid. Ja ma sain sellise 3 päeva kava, mida ma tegingi 3-4 kuud. Ja siis ma sain temaga uuesti kokku ja siis me muutsime mu kava. Aga ma võtsin selle vastutuse enda peale, et kui ma täna veel ei tea, ma ei tunne ennast seal jõusaalis mugavalt, aga ma vähemalt otsin ja küsin abi. Ja täna ma tundsin seda, ja septembris, sünnipäev võib-olla oli, ja tundsin, et ma kuidagi ei liigu veel piisavalt hästi. Ja valisin uue treeneri endale. Täiesti okei on ka mingitest mentoritest, coachidest, treeneritest välja kasvada. Kui mingid asjad ei tööta sind, siis sina aednikuna, oma elu tegevjuhina vastutad, et sa saaksid tulemusi. Ja lähed ja proovid midagi muud. Proovid teistsugust väetist. Proovid mingit teistsuguste taimede kooslust, et need värvid ikkagi oleksid nagu need ägedamad. Või tead, see rada võiks sealt kaudu minna. Siinkohal ma ütlen muidugi, et ettevaatust. Vahel võib meil tunduda, et me peame justkui midagi muutma, aga see tuleb sellest, et me oleme mingit asja teinud kaua ja siis meil on peale tulnud justkui selline igavus. Et jõusaalis ka, et kui ma ikka seda ühte kava teen seal 3-4 kuud, no tuleb veits igavust. Ja see ei tähenda seda, et ma peaksin jõusaalis käimise vahetama, ma ei tea, pilatese trennide vastu. See tähendaski seda, et ma pidin treeneriga uuesti kokku saama ja me pidime harjutusi muutma, et mul oleks, et see töötaks. Mis praegu mind treeneri vahetuseni viis oli see, et mulle tundus, et mulle jääb väheseks sellest, et mul on lihtsalt jõusaali harjutused, et mul on vaja ka seda toitumise poolt ja seda mõtteviisi poolt, et aednikuna, et mis mu peas seal toimub, missuguseid valikuid, otsuseid ma saan teha. Ja seetõttu ma alustasin koostööd uue coachiga, kes aitab selles osas. Ja sealt poolt need valikud, et eks ju, kuidas ma oma toitumist jälgin, et on tulnud küsimusi, et mis põhimõtteid ma siis jälgin. Ja number 1 põhimõte on see, et ma söön 3 korda päevas ja iga toidukorraga ma mõtlen seda, et kus on 30-50 grammi valku. Ja see valk ei tähenda seda, et see on toidukogus, et see on näiteks selle liha kogus, et 30-50 grammi liha, vaid see on päriselt, et 30-50 grammi valku selles toidus. Ja tõesti, kui sa tahad nagu munades sellist valku jääda, siis
sa pead päris palju mune sööma. Ja seepärast on seal näiteks ka see, et kui sa liiga palju nagu terveid mune sööd, siis sealt munakollastest tuleb võib-olla liiga palju rasva, et söö siis munavalgeid. Aga mõistlikum on ka näiteks ja tõesti kala, kana, liha, mingid sellised asjad, et see on see üks koht, kus ma näiteks täna kasutan seda Nutridata äppi, mis meil siin Eestis on, et ma panen sinna umbes näiteks 200 grammi veise hakkliha, missuguse selle rasvaprotsendiga, ja siis ma vaatan, et mis see 200 grammi võiks tähendada, et palju seal valku sees on. Et ma ei kaalu oma toitu, aga ma lihtsalt tahan selliseid suurusjärke teada, et kui ma söön siis neid 200 grammi hakkliha, veise hakkliha, et kui palju ma sealt siis valku saan. Või siis kanafileed või midagi, et mis see tähendab. Ja siis tõesti, kui palju munasid ma pean võtma, sest alati, minul on praegu see reegel, et kui ma muna hommikusöögiks otsustan valida, siis see peab alati olema mingi teine valguallikas. Ja ja siis mu toidukorrad algavadki sellest, et mu esimene mõte on see, et kus on valk. Kus on valk? Ja siis ma mõtlen, mis sinna ümber läheb. Ja näiteks ka see, et selline toitumisviis aitab mul aru saada, et missugused valgud hoiavad mul näiteks kõhu täis, pakuvad seda täiskõhutunnet ja rahuldust. Et kui ma siin nüüd kui sa oled kaasaegse naise Facebooki grupis, siis ma paistitasin sinna eelmise nädala oma toidu päeviku, et põhimõtteliselt sa võid vaadata, mida ma iga päev sõin. Ja oli tõesti päevi, kus ma sain näiteks krevette. Ja ma sain neid krevette selliseks hommiku- või lõunasöögiks ja ma tundsin, et kõht jäi tühjaks. Et ma ei saanud et mul ei olnud seda head täiskõhutunnet järgmise toidukorrani. Ja kui ma söön näiteks tõesti 200 grammi kanafileed, siis ma tunnen, et see täidab mu kõhtu hullult hästi ja ilusasti. Ja siis võib mõelda, et issand jumal, ma ei taha kanafileed süüa, no sa ei pea kogu aeg kanafileed sööma, aga et see on nii kuiv ja mida iganes, siis küsimus ei ole lihtsalt selles, et oi, liha või mingi asi on kuiv, sa pead lihtsalt olema valmis õppima erinevaid kokkamismeetodeid, et kuidas oma toitu maitsvamaks muuta, et missuguseid maitseaineid kasutada, mis tehnikaid. Tead, mina olen hullult laiskokka ja tavaliselt ma lihtsalt panni pean, praen mingeid asju, vahel pistan ahju ja siis kas mul on värsked köögiviljad, mis ma siis hakin ja tükeldan, või siis ma kasutan külmutatud köögiviljasid ja mul on ostetud selline Ikeast pärit selline mingi justkui selline poti põhja käiv rest, mille peale paned poti põhja vett, sinna resti peale paned oma mingi 200 grammi külmutatud köögivilja ja jaurutad nad ära hästi kiiresti, et 10-15 minutit, oleneb missugune see pliidi võimsus seal on, vahel ma panen maksimumiga seal veekeema ja siis päris kiiresti on need köögiviljad seal pehmed, soojad ja aurutatud ja ka just see tunne, et seda sooja sööki ja täisväärtuslikku sööki. Ja see on mu jaoks töötanud nii hästi, et mul on see valk hoiab kõhu täis. Mul on selline hea rahulolu tunne, et kõht on täis. Ja ma tõesti suudan vastu pidada 3 toidukorraga, mis ma varem tundus täiesti võdimatu, uskumatu, kuidas inimesed nii vähe söövad, kogu aeg tahaks näksida. Ja miks valk oluline on ja kõike seda, et võib-olla täna üks, keda ilmselt naised palju jälgivad, on glükoosi revolutsioon ja see teadlane, mulle tuli tema nimi nüüd praegu meelde, ta on üks prantslanna, tema räägib hästi palju sellest, ta ei räägi ainult sellest veresuhkru kontrollist, aga ta räägib ka hästi palju sellest, juhib tähelepanu kõigile värsketele teadusartiklitele ja selle kohta, et miks ikkagi see 30-50 grammi valku toidukorras on meile, naistele olulised, eriti kui me vananeme ja liigume sinna nii-öelda ülemineku ikka ja mida kõike veel. Aga tõesti, selline väga konkreetne teadlik valik, mingisugune raamistik, mida ma jälgima hakkasin ja see töötab. Ma tunnen, et esiteks, kui sa ikkagi ei näksi ja teed paremaid toiduvalikuid, siis see kaal hakkab ka langema.
ja praegu see kaalunumber ei olegi nii suur oluline, vaid ongi see, et see enesetunne, see äge, et ma liigun selle imelise, super ilusa aia suunas. Mina olen aednik ja see on minu vastutus. Mina olen oma elu tegevjuht, see on minu vastutus. Ja ma tõesti, ma ei ole health coach, aga see on nii huvitav, et kui mina võtsin endale enda isiklikuks väljakutseks sellise tervislikuma eluviisi liikumise, siis ka minu kliendid, kellega ma lähemalt töötan, on oma elus väga suuri muudatusi tegema hakanud selles valdkonnas. Ja ma olen siiralt õnnelik. Sest ma ka siiralt usun, et selleks, et ehitada oma tugevat ettevõtet, number 1 on see, et sul peab olema hea tervis. Sest milleks sa seda üldse kõik ehitad, kui sa ei saa isegi, kui sa ei jaksa, ei suuda seda nautida. Sul on kogu aeg mingi ajuudu, energiapuudus, tujude kõikumised, mis hoiavad sind tagasi. Ja me tegetame sellega, mis on seal 2 kõrva vahel. Et need lood, see vastupanu mingeid asju teha, sest sa oled ilmselgelt mingites vanades mustrites, vanades mõtteviisides, kuidas sa mingeid asju oled teinud ja ongi, sa oled võib-olla seda aeda seal lasknud rohtu kasvada kaua, et pisikeste sammude kaupa seda sealt rohima ja korrastama hakata. Ja kui sa tahad tõesti olla sellel teekonnal minuga kaasas, tule sinna Kaasaegse naise Facebooki gruppi. Saada mulle kiri, kui sul on mõni küsimus, mis sa tahaksid, et ma siin podcastis jagaksin. Või mingid põhimõtted, mida ma jälgin. Et ma täna lihtsalt natuke rääkisin sellest valgu olulisusest ja kuidas tõesti see valk on see, mille ümber ma oma toidukorrad täna ehitan. See kõrvalsaadus on ka see, et ka mu lapsed söövad palju rohkem nüüd liha, kala ja kõike muud, et kui varem võib-olla olid teistsugused valikud. Ja see toitude lihtsus, et tõesti nagu see üks lihatükk, seal kõrval on mingid köögiviljad, mitte midagi keerulist, mitte mingeid hullu kastmeid, kokkamist, hautisi ei ole, toidud on ka hästi lihtsad ja see päris maitse, päris toidust, ma arvan, et see on üks ägedamaid asju, mida ma enda jaoks teha saan. Et olles tõesti siin, sain sügisel 39, et ikkagi üsna oma teadlikku elu ju kõik me naised võitleme selle toitumise, kehakaalu ja kõige muuga, et ei ole sündidest kaasa tulnud. Ja me peame ka aru saama seda, et me ei ole enam 20. aastates naised, vaid sellised 35+ siin, minu kuulajad enamasti. Et see enda teadlikkuse tõstmine, targemate ja paremate valikute tegemine on väga-väga oluline. Ja kui sa oled füüsiliselt heas kohas, siis usu või mitte, ka sinu ettevõttel ja sinu unistustel hakkab palju paremini minema. Need hakkavad sulle lähemale jõudma. Nii et tõesti, seetõttu ma olen selle tervise ja sellise füüsilise heaolu valinud ka enda isiklikuks väljakutseks. Ja jagan sinuga seda teekonda. Nii et aitäh, et oled minuga sellel teel. Ja järgmiste kordadeni, armas naine. Sest ära lepi sellega. Ära lepi vähemaga, kui sa oled tegelikult suuteline, võimeline, väärid. Ära lepi keskpärasusega. Mine ja ela oma elu nagu super ägedat. Tee õigeid valikuid ja otsuseid. Tšau!